esineb peaminister Jüri Ratas ja tänase riigikohtumise ülesehitus väga lihtne. Ma teen ettepaneku, et moderaator võiks olla linnapea kandidaat Peeter Vikman. Ja kõigepealt on Eesti Vabariigi peaministri tervitussõnavõtt ja kellel on küsimusi, siis küsimused tuua Jaamale. Ja Jaamale talle annab nad Peetrile ja niimoodi saab hoida ka dialoogi. Kokku circa tund, nii et kohtselt jätkub. Kõik jääb. Tagasi andis. Tere õhtust, auväärt daamid ja härrad. Kõigepealt suur tänu tulemast ja väga suur au on siin teie ees Haapsalus olla. Tõsi on see, et selle Haapsaluga on mul ka väga palju sidemeid. Ma mäletan seda, et selline esimene korvpalliturniir võttis aset siin Läänemaal, ma olin käinud 2-3 nädalat korvpallitrennis ja siis leidis aset Taevas ja ma mäletan, me tulime veel rongiga ja öösime siin Haapsalus. Edasi see Haapsalu kant on seotud muidugi väga tugevalt sellega, et siit viib tee alati läbi, kui sõita edasi Hiiu maakonda ja kolmandaks viimasel ajal siin Haapsalus on käidud palju ja see on seotud olnud minu pere ja minu lähedaste inimestega. Aga mul on hea meel siin teie ees seista, nii nagu teades Jaanus Karilaid punktuaalselt, siis ma loodan, et ma ei lähe kavast üle. Ta ütles veerand tundi, see kell on 17.09, ma lähtun veerand tunnist ja siis vaatan moderaatorile otsa, kes seda modereerib. Paar sõna, mida ma soovin siin teie ees rääkida ja millest ma soovin alustada, on loomulikult see, et selle aasta kevadel, 2017 kevadel me alustasime tegelikult Eesti Vabariik 100 erinevate juubeliürituse tähistamisega. Ja see on see, mis vaadata otsa kõigile teile, kes te siin hetkel olete ja öelda teile suur tänu. Kui ma võtan enda generatsiooni, siis see on kindlasti minu vaarisad, vaaremad, minu vanaisad, vanaemad, emad, isad, mina ja loomulikult noorem põlvkond, kes seda riik on ehitanud. See, et Eesti on jõudnud nii kaugele, et saan öelda, et Eesti riik on 100 aastane, et me täpselt tähistame järgmise aasta 24. veebruaril 100 aasta saabumist. See on, ma arvan, väga põhimõtteline ja suur asi. See on väärtus, mida hoida. See on väga suur väärtus, mida hoida ja mul on hea meel, et need juubeliüritused kestavad siin kuni 2. veebruarini aastal 2020. Need on seotud olnud sellele, et vaadata just järgnevat generatsiooni, vaadata noori, vaadata tulevikku. See on seotud sellega, et võimalikult paljudesse küladesse Eesti 100. juubeli pidustused jõuaksid. See on seotud sellega, et võimalikult paljud lapsed saaksid omale muusikaristad või pillid. See on seotud sellega, et rajatakse Tammeallee, esitatakse välja raamatuid ja nii edasi. Ma ei tea, kas teil kellelgi õnnestus käia oma laste ja oma lastelastega. Sellel suvel oli näiteks väga suur üritus, mis oli seotud selle laste vabariik. Oli selline suur rekkaauto, kus oli siis, kui see lahti tehti, seal olid erinevad tegevused, näinendid ja lastele erinevad üritused. Nii et ma arvan, et kuidas ma siis ütlen, kui me kogu aeg vaatame, ja see on nii eestlasi, kui halb on ilm või kui hea on ilm ja väga vähem näeme võib-olla seda positiivsust, siis see kindlasti on see, et olla positiivne, et olla rõõmsameelne ja olla uhke Eesti riigi üle. Teine aspekt, mida ma tahan kindlasti välja tuua, mis sellel hetkel või sel aastal on Eesti jaoks oluline, mis algas 1. juulist 2017 ja kestab kuni 31. detsembrini, on Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogus. Ja ma olen niiviisi mõelnud, et teades seda, et Eestis olevate elanike poolt on Euroopa Liidule päris tugev, päris suur toetus, siis üsna sageli me kuuleme küsimust, aga miks seda Brüsselit on vaja? Miks seda Euroopa Liitu on vaja? Miks ta aitab siin Haapsalus? Kas ta toob Haapsalu raudtee siia või ei too? Ja see on nagu, see on üks näide.
see on nagu niivõrd võib-olla selline pragmaatiline seisukoht. Samas, ma ei tea, kuidas teile tundub, aga mulle tundub, et eestlaste toetus tegelikult selles osas, et Eesti on Euroopa Liidus, algab hoopiski millestki muus. Ja ma arvan, et see algab sellest, mida mina olen kuulnud oma vanemate käest ja see on olnud see, et nemad on omal silmadega näinud reaalset sõjategevust. Tänu Jumalale mina ei ole. Ja ma loodan, et see nii jääb. Aga nemad on. Ja kui Euroopa Liit loodi, siis see põhieesmärk oli... Aga esimene küsimus täna ja kõrvalt härra minister, te juba puudutasite seda küsimust ja minister. Me oleme täna jaamahoones, mis on 105 aastat vana või 110 aastat vana, 110. Ja viimati käis Reisi Room 22 aastat tagasi ja meil on väga hea meel, et teie valitsus on teinud selliseid julgeid otsuseid investeerida trassi Riisipere turba ja minu arvutisse laekus ka juba see ajakava, kuidas seda ellu viiakse ja seal oli kirjas 2019 aastal sõidab rong turbasse. Kui suur on see tõenäosus ja võimalus, et ütleme aastaks 2025 on siin jälle põhjus rong oodata? Ma tänan selle küsimuse eest. Ega ma ju täpselt ei tea, kuidas Läänemaa, sealhulgas Haapsalu, aga ma ei öelnud niisama seda Rohuküla aspekti, sest ma arvan, et kui sellist investeeringut riik hakkab tegema, on mõistlik püüda võimalikult palju maakondasid siia taha ühendada. See kindlasti annaks ka Hiiumaale paremat ühendust Põhja-Eestile. Nüüd vastates sellele küsimusele, kuna teie ees on poliitik, siis ma peaks ütlema, et ei, mis 2025, see tuleb saida. Kohe, üle homme. Mul on selles mõttes nagu hea vastata sellele küsimusele, et see ei ole ainult mingi lubadus, see on olnud reaalne jälg selle valitsuse tegevusest. See reaalne jälg on teatud hulk Eesti maksumaksjate poolt antud miljoneid. Täpsemalt 8 miljonit, et teha esimene etapp, esimene samm, mis sa ütlesid õigesti ju Turbani. Ma saan aru, et Turba ei ole Haapsalu ja Turbast Haapsalusse ei ole 5 meetrit, vaid on veel mitukümmend kilomeetrit minna. Ja vastus on see väga lihtne. See, kas siia tuleb rahvas või siia ei tule rahvas, väga suuresti tegelikult sõltub ja see ongi nii, see sõltub sellest poliitilisest valikust, poliitilisest prioriteedist. Suure tõenäosusega rongi toomine siia maksab 10 miljoneid eurosid. Kas Eesti riigil on need 10 miljoneid eurosid? On küll. Küsimus on, kas need pannakse siia või need siia ei panna. See vastus, mida moderaator küsib, see vastus on tegelikult väga suuresti 2019. aasta Riigikogu valimiste käes. See, et Riigikogus on olnud seesama Haapsalu raudtee taastamise toetusgrupp vaatab kõige suurem, see on väga tore ja väga auväärsed Riigikogu liikmed on väga tööd teinud. Küsimus on selles, kas me suudame reaalselt tuua need investeeringud riigieelarvesse. Ja siin on väga suur roll tegelikult, midagi ei ole öelda, on suur roll valitsuse liikmete. Ma ei tea, kas 2019 on valitsuse liikmed, ma tõesti ei tea. Teie teate paremini, kes on, teie teate paremini, kui teate valida. Ühte ma ütlen, et see on Eesti riigile minu arvates jõukohane, mina arvan, et see on õige otsus. Ma arvan, et see annab inimestele paremat liikumist. Kui tänane valitsus on teinud reaalse sammu 8 miljoni osas, siis mul ei ole mingit põhjust teie ees siin tunda vale häbi öelda. Ei, et meie seda otsust, meie seda teist etappi ei tee. Loomulikult teeme. Me seisame selle ees, et teine etapp on see, et Turbast tuleb see heas mõttes vedur koos vagunitega siia Haapsaluni, nagu ma ütlesin, ma tegelikult soovin, et see läheks edasi Rohuküla. Jah, see on Eesti saab sellega hakkama, aga see on poliitilise valiku küsimus. See, kas reaalselt tuleb või mitte, sõltub tegelikult 14. Riigikogu koosseisu valimistest. Aplaus. Ma usun, et
tahtsime seda kuulda, et rong ei ole maha tõmmatud kuskilt, vaid on endiselt päevakorras. Te mainisite ühe prioriteedina, mida valitsus siis näeb, on omavalitsuste tugevdamist. Ja ilmselt need, kes omavalitsuste tööga on seotud, mäletavad seda aega, kui tuli teha tõsiseid kärpeid ja omavalitsuste tulumaksu osa laekumist vähendati oluliselt. Et kuidas on näha, kas see tulumaksu osa on plaanis tõsta, millal saate soovida? Ma tulen kohe selle tulumaksu protsendi juurde, tulen kohe seda vastu. Aga ma vastan, et üleüldine põhimõte, mis ma ütlesin, ma korra kordan selle üle on see, et see keskvalitsus ja omavalitsus, nad peavad olema partnerid. Nii kui tekib selline ülemuse alluvuse või ma ei tea, ühelt poolt käske ja täites, kui nii see ei tööta. Ma siiralt arvan, et tugevad omavalitsused suudavad palju teha oma kogukonna heaks. Seda, mida küsis moderaat, ma ei tea, kui palju kindlasti teate, aga ma siin kordan üle. Omavalitsusel on peamiselt 2 tuluallikat, mis tuleb Riigikogu poolt. Üks on, mitte Riigikogu keskvalitsuse poolt. Üks on üksikisiku tulumaks, selle protsent, ja teine on tasandusfond. Neid mõlemaid suuri tuluallikaid kärbiti, oli aasta 2009 ja oligi keerulised ajad. Ja see otsus tehti ära. Ma ei kritiseeri seda otsust. Aga oli põhimõte, et kui läheb paremini majandusel ja riigid ja laekused on suuremaks, siis see taastatakse. Toona lihtsalt fakti uuringus oli see protsent 11,93, täna on see protsent 11,6. Kui olla täiesti täpne, siis ta tegelikult kärbib 11,4-le ja tänu sellele, et teatavasti tekkis maa vabastus, siis ta 0,2% punkti võrra tõsteti. Nagu ma ütlesin, 30 miljonit eurot on järgmise aasta eelarves, millest 20 miljonit läheb siis selleks tulumaksuprotsendi taastamiseks, ilma täiendavate ülesanneteta ja 10 miljonit läheb tasandusfondi taastamiseks, ilma täiendavate ülesanneteta. See koalitsioon on otsustanud, et järgneva 3 aasta jooksul 90 miljonit peab tulema tagasi omavalitsustele ilma täiendavate ülesanneteta. Lisaks on mõningad toetused, mis on ka tänases koalitsioonis see. Üks on näiteks tugiisikud või tugiõpetajad, kes on koolis. Nende palgatoetuse komponent on circa 6 miljonit. Järgmise aasta eelarve prioriteet on õpetajate palgad, lasteaiaõpetajate palgad, kultuuritöötajate palgad. Aga vastusele protsendi on jah, seda me taastame nii, et lisaülesannete peale ei pane. Suurepärane. Tuletan teile meelde, kes tahab teha küsimuse, saab tõsta käe, tuuakse väike paber, saate kirja panna ja hakkan siis küsimusi küsima. Nüüd küsimus saalist. Valimiste turvalisus. Kui valimiskabiinis peab valija olema üksi, siis e-hääletuse juures võib olla kogu suguvõsa. Kuidas on siis turvalisuse ja privaatsusega lugu? Ärge laske kogu suguvõsa. Ärge tehke suguvõsa kokku tuleb nendel päeval. Mis ma ütlen, et ma arvan, et see küsimus on võib-olla natukene laiem, et kas e-valimised on turvalised Eestis või ei ole turvalised Eestis. Teatavasti siin on erinevatel erakondadel üsna erinevad seisukohad. Mis ma oskan öelda? Ma olen 10 kuu jooksul näinud päris lähedalt, kuidas Eesti oma läbi riigi infosüsteemi ameti oma e-valitsemist, e-turvalisust üles ehitab. Teatavasti meil siin üks kuu natuke rohkem tagasi oli ka üks turvarisk või turvaoht, kus räägiti siis sellest ID-kaardist, mis meil kõigil on kas rahakoti vahel, kodus kapi peal või taskus. Kas e-valimised on turvalised? Mina arvan, et e-valimised on turvalised. Ma arvan küll, et täna ei ole mingit põhjust öelda, et e-valimised ei ole turvalised. Seda on öelnud meie valimiskomisjon ja nemad kindlasti on kuulanud ära erinevaid eksperte. Minu käest küsiti siin vist 2 päeva tagasi või millal see oli. See oli valitsuse pressikonverents, see oli eile. Küsiti, et kuidas siis Jüri Ratas hääletas. Mina ütlesin, mina palun, et inimesed võimalikult palju käiksid siis valimas, kui nad teevad seda läbi e-hääletuse või e-hääletuse või valimispäeva, see on nende vaba otsus, teatavasti seekord saavad hääletada ka 16 ja 17 aastased, ma arvan, valimisaktiivsus
võiks olla võimalikult kõrge, aga mina isiklikult olen käinud ja lähen ka seekord, aga suure tõenäosusega seekord lähen eelhääletuse ajal valimisjaoskonna ja oma valiku teen. Nii olen lihtsalt mina mugavaks ja õigemaks pidanud, aga kui te küsite, kas mul on mingisuguseid andmeid, et e-hääletus ei oleks turvaline, siis mul ei ole. Paar päeva tagasi külastas Haapsalut ja Läänemaad siin Ridala valda maaeluminister härra Tamm. Ja muuhulgas oli juttu mahemajandusest, mahepõllumajandusest ja nüüd on ka saalis tulnud küsimus selline arenguidee nagu Organic Estonia on siis valitud Eesti juhtivaks arenguideeks ja järgmiseks ajandiks. Ja see on ka kajastuse leidnud väidetavalt koalitsioonileppes. Kuidas siis selle rakendamisega on ja millal see võiks äänesteni jõuda? Päris keeruline küsimus. Üleüldiselt ma ei tea, kui palju te olete kokku puutunud, aga see, mis on see mõte, see Organic Estonia mõte on see, et rõhutada seda, mis on Eesti väärtus. Eesti väärtus on see, et 50% ja rohkem katab Eestis näiteks mets, meil on palju metsamaa, meil on kõvasti põllumaad ja mõte on see siis, mis see Organic Estonia eestvedajatel on, et Eesti on võimalikult puhas keskkond erinevate toiduainete, erinevate saaduste kasvatamisel. Jah, see vastab tõele. Nüüd kindlasti ettevõtluse ja ekspordi seisumaal annaks Organic Estonia suure tõenäosusega sellistel suurtel turgudel. See turg ei ole kindlasti Läti või Soome, mis on oluline, aga suurtel turgudel, no näiteks Aasia turgudel, annaks väga tugevasti samm juurde. Ma tean, selle orgaaniku aspektiga võitleb või selle ees seisab ka näiteks hästi tugevasti Holland ja mõned veel Euroopa Liidu liikmesriigid, kes siis tahavad saavutada just öeldud, see meie oleme kõige puhtama looduse, kõige puhtama toorainega riik. Seal on küsimus selles, et kes siis saab esimesena nii nimetatud 51% täis oma pindalast, 1% rohkem kui kogu pindala on. See on oluline teema, see on ka, ma arvan, et annaks väga palju juurde Eesti ettevõtlusele, ekspordile. Siseriiklikult tuleb tunnistada, et see võib tekitada ka natukene tootjatest pingeid, sest seal tekib kohe küsimus, et missuguseid väärtuseid, missuguseid lisaineid ma võin kasutada, et kas see põld on siis orgaanik ja see põllulapp ei ole orgaanik. Aga üldine suund, ma arvan, selle nimel töötada edasi ja see võtta nagu ka ametlikuks päevakorda on õige ja seda on tegelikult Vabariigi Valitsuse kabinet teinud, nii et ma arvan, et siin edasiminekut ma loodan, et on, et ma arvan, et see annab palju Eesti ettevõtjatele juurde ja läbi selle annab võimalusega töökohtadele tekkida juurde, eriti maapiirkonnas. Nüüd on selline küsimus. Üks omavalitsuse tulusi on ka maamaks ja küsimus on selline, millal hakkab riik kompenseerima kohalikele omavalitsustele saamata jäävat maamaksu nende maade peal, mis on looduskaitsealuste maade nimekirjas. Aitäh! See, ma arvan, nii oluline ole, maamaks on riiklik maks, mis laekub 100% kohalikule omavalitsusele. Maamaksul on eks 2 komponenti, üks on maa maksustamise hind ja teine on see, missuguse protsendi kohaliku omavalitsuse volikogu sellele maa maksustamise hinnale seab. See küsimus, mis oli, see on järgmise aasta, teil on need loodus. See on looduskaitsealuste maade ees inimesed maamaksu ei maksa. Ja see jääb omavalitsusse selle osa saamata. Kas riik kompenseerib selle tuleb? See peaks olema järgmise aasta eelarves, kui minu mälu ei peta kuskil 1,2 miljonit, mis tuleb riigi eelarvesse selles osas. Kui me saame nüüd ühtemoodi aru sellest küsimusest. Jah. Ma olen nüüd küsimuse ette nii nagu ta on. Vaatame, kuidas me sellest aru saame. Täna laekus üksik pensionäri arvele toetus. Mis
mis on pensionäride olukorra parandamiseks veel ette näha? Aitäh. Ma arvan, et räägitakse, ma võin peast, aga ma arvan, et räägitakse ükski pensionäride toetusest, mis on 115 eurot ühekordne makse aastas. Ma arvan, et sellest hetkel jutt. Tõsi, seda saavad need eakad inimesed, kes on üksinda, aga seda saavad ka teatud see elu, ütleme see sissetulek peab olema siis ja elukorraldus peab olema üsna keeruline või raske, et sellele toetusele kvalifitseeruda. Nii et seda kõik üksikpensionärid üks ei saa. Kahjuks riigi eelarve mõttes 115 eurot tähendab kuskil 10 miljonit eurot riigi rahast või eelarve real. Nüüd küsimus, mida saab teha eakatel inimestele riik? Peabki tegema, sest tänu teile see riik on nii kaugele jõudnud. Ma toon näite, et me soovime järgmisel aastal tõsta avaliku sektoris töötavate inimeste palkasid. Väljatud õpetajad, väljatud lasteaiaõpetajad, välja arvatud kultuuritöötajad, sest nende palgatõus on suurem, tunduvalt suurem, see on seatud prioriteediks. Me soovime seda, et õpetajate palga alammäär järgmisel aastal on 1150 eurot. Aga nüüd pensionäride juurde või eakate juurde. Avaliku sektori palgatõusu riik annatab välja kuskil 2,5%. 2,5%. Me oleme öeldud seda, et teatud valdkondades me soovime, et palgatõus oleks 4,5%. See on politsei, see on pääste, see on tolliametnikud ja see on sotsiaalhoolekanne. Et nendes 4 sektoris see võiks olla 4,5%. Mida täna ma saan teie ees välja öelda või siis küsijana vaadates see otsa, ma ei tea, kes küsis seda, aga see on oluline. Suure tõenäosusega 1. aprillist hakatakse pensioni indekseerimine toimub, siis see pensioni tõus peaks olema kuskil 6,3%. Miks ma selle riigi töötajate palgatõusu tõin siia ette, et see annab lihtsalt võrdluse? Ma arvan, et 6,3% ei ole mingi selline protsent, et tõuseksite siin tooli peal püsti, hakatakse kaela jääna, et see on suures rõõmus, see protsent oleks nii suur, aga see on see, mida 2018 Eesti riik välja kannatab, mida veel saab teha, seesama ühistranspordi aspekt, mida ma mainisin, et see on oluline, mida riik on veel teinud, on see, et lisaks pensionile ühistranspordile täiendav ravimihüvitis, mida ma ka mainisin. Ja ma arvan, et kui see otseselt ei puuduta mind kui eakat inimest, aga see puudutab minu leibkonda, minu perekonda, siis ma arvan, et ka see on oluline, kui me ütleme seda, et alates 1. juulist nendest peredes, kus on 3 või enam last, et see lastetoetus on 500 eurot, see kindlasti annab mulle, ma mõtlen kui lastelastele ja minu lapse perele, kui ma olen eakas, kindlasti juurde kindlust. Nii et need on asjad lisaks sellele tulumaksu miinimumi tõusule, mis ma ütlesin, kui see tõuseb 500 eurole, see teatud pensioni, aga see on üsna väike osa Eestis, aga mõningates inimesed, kes saavad kõrgemat pensioni, viib välja selle tulumaksu alla mineku ja see annab igas kuus circa 20 eurot lisavõitu. Ja nüüd on üks küsimus selge, mis puudutab ühiskondlikku julgeolekut. Peaministri kantseleis oli arutusel ühiskondliku julgeoleku temaatika. Küsimus, millal võetakse arutluse alla ühiskondliku julgeolekuga seonduv põhiseaduses kehtestatud õiguste tagamise küsimuses. Ma arvan, et teema on praegu ühiskondlik julgeolek ja kuidas siis Eesti riik ütleb, kas meil on julge elada ja kas Eesti kodaniku õigused on tagatud. Ma ei oska seda interpreteerida muud moodi küsimus. No mina arvan, et Eestis on küll julge elada. Ma lausa arvan, et kindel on elada. Ma ei tea, mis see küsimus on mõeldud, aga kui räägime meie julgeolekust, siis ma arvan, et kus see julgeolek algab. See julgeolek algab siin, selles Haapsalu raudteejaama või Vaksali hoonestades. Kuidas need inimesed, kes siin on, kuidas nad läbi saavad? Kas vaenu pidades või neutraalselt?
ühiskondlik sidusus on selle asja vundament. Ma vabandan, ma ütlen, ma saan aru, et ma olen Läänemaa, ma olen piirkonnas, kus elab väga palju või enamus eestikeelset kõnelevat inimest, aga meie ühiskondlik julgeolek või sidus algab ka sellest, et kui hästi saavad läbi eesti või vene keelt kõnelevad inimesed. Mul on hea meel, et minu meelest see hetkeseis on hea. Peaministrina ja peaminister saab nädalas vähemalt korra sellist julgeolekupilti või mis me seis on. Ja see on, ma arvan, minu kohus, et kui see muutub, ma pean selle välja ütlema. Julgeolekupilt on rahulik. Eestis ei ole sõjajusteeriat ja sõjaohtu ja ma arvan, see on tähtis ka tegelikult majandusaspektist lähtudes. Kui te võtate mõningaid suuremaid ettevõtjaid, siis nad ütlevad, et kui külvatakse seda sõjajusteeriat, siis tähendab, et siia ei tule ka investeeringuid. Muidugi ma pean ütlema, kui on sõjaoht, aga seda ei ole. Teiseks, mida ma loen tugevaks pooleks, meil on tugevaks pooleks seda, et meie enda riigikaitse on hästi edasi astunud. Need noored, kes tulevad ajateenistusse, need noored, kes kannavad vormi, aga ka need, kes on reservis, kes kannavad vormi. Et minu meelest ka siin on edasiminek ja kolmandaks astmeks ma pean väga oluliseks meie kollektiivkaitse, mis on NATO viimavarju all. Ja ma mõtlen nii, et mul oli võimalus täpselt nädal aega tagasi reedesel päeva hommikul olla Virumaa kandis Tapal koos Prantsusmaa presidendi ja Suurbritannia peaministriga. Olime koos seal olid sõdurid 4 riigist, Suurbritannias, Prantsusmaalt, mõned Taanist ja enamus Eestist. Ma arvan, ka see on kindel märk ühest asjast, et me soovime siin maal ja maal elada rahus. Ei pea muretsema selle pärast. Ei ole mingit põhjust teile siin täna Haapsalus 6. oktoobri öelda, et kuidagi julgeolekupilt oleks muutunud. Ei ole. Minu rohkem